Vastlapäeva tuntakse rahva hulgas lihaheite, liugupäeva ja kitsamal alal Lõuna-Eestis pudrupäeva nime all. Lääne-Eestis tuli ette veel lihaheidepäev. Eestlaste vastlakommetes on kõige iseloomulikum liu laskmine, millega taotleti head lina ja kanepi kasvu. Mida pikem liug, seda pikem lina. Vastlaliugu käisid vanemal ajal laskmas nii hästi noored kui ka eakamad inimesed. Liu laskmist saatsid lõbusad hüüded, näiteks ninaliugu ja pikkaliudu. Teiseks oluliseks vastlapäeva traditsiooniks oli seajala söömine, mis oli tuntud enam-vähem üle maa. Seajalad keedeti kas ubade või hernestega, harva kapsega. Laialt on ka tuntud mänguasi vurr, mida tehti sealajal kondist. Vastlapuder, tangupuder ja harva teatud jahupuder keedeti vastlapäeva hommikuks. Lõunaks või õhtuks olid seajalad. Vastlapäevalt küpsetati ikka leiva. Tehti ikka veel mitmesuguseid kukleid ja kakukesi, nagu tuhkapäevalgi. Ja muidugi ei saa me unustada vastlakuklit. Vastlakukkel on traditsiooniline küpsetis, mida valmistatakse Skandinaavias, Islandil, Soomes ja Baltimaades vastlapäeva puhul või laiemalt paastu ajal. Eestis on kuklid tuntud eelkõige vastlatoiduna. Kuna vastlapäeva peeti naistepühaks, oli enamus naiste käsitöid sel päeval keelatud, eriti ketramine.